tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Tarašenka ja eetris on iganädalane aktsiaturu analüüsi ja ülevaade saade. Ja täna meil tuleb natukene teistsugune saade võrreldes nendega, mis ma olen varem teinud, et täna meil tuleb väga palju selliseid nagu firmade analüüsi. Eelmises saades ma lubasin siis rääkida kahest oma investeerimisidest, kui eelmine video saab üle 100 laiki, et see sai, et suur tänu teile laikide ja kommentaaride eest. Samas nendest kommentaaridest tulid ka huvitavad sellised aktsiad, mida üle vaadata, et ma ei jõudnud sellesse saadesse kõik võtta, et andke selle video alt teada, et kuidas teil selline nagu aktsiate tehnilise fundamentaalse analüüsi lühiformaat, mis ma täna siis näitan, kuidas see teile meeldib. Ja kui meeldib ja siis teil on veel mingid aktsiad, mis me võime niimoodi nagu kiirelt üle vaadata, siis andke neist ka teada. Ja siis mõned, mis eelmisest videost ei jõudnud veel siia videos, et need ma võtan ka järgmises saades, et ma vabandan, et ma kohe ei võtnud, et liiga palju tuli neid huvitavaid aktsiaid, et ma lihtsalt ei jõudnud seda kõik kokku panna ja mõtlesin, et saade tuleb üle pikaks, kui ma hakkan liiga palju aktsiaid üle vaatama. Aga jah, siis tänaseks teemadeks tegelikult makromajanduse kohta meil on suht vähe, leading indicators, siis vaatame selline nagu suurenev lühikeseks müümine, mis S&P 500 indeksis on näha. Siis hakkamegi kohe konkreetselt firmadega tegelema, nii-öelda vaatama huvitavat kvartaaltulemust eelmisest nädalast, siis selles nii-öelda uuendatud tehnilise fundamentaalse analüüsi plokis vaatamegi minu investeerimisideed, siis veel mõned aktsiad, mis tulid kas kuurde ostulistist või lihtsalt kommentaaridest. Ja siis aktsiate tehnilise analüüsi plokis vaatame, mis kauplemisideed mul selleks nädalaks, et meil eelmine nädal oli selline nagu korrektsioon, aga vaadates juba ette, et ma näen, et järgmine hea ostuvõimalus on tulemas ja tegelikult tänased need tehnilise analüüsi kauplemisideed, et need kõik juba vaatavad natukene ühe sama võrra ette, et ma ootan juba sel nädalal siis põhja formeerumist ja head sellist nagu ostukoha ja jälgin siis need aktsiad. Aga vaatame siis edasi ja veel üks info, et seoses mu tasulise kanaliga, millega on võimalik siin ka Youtube'is liituda, et kes on juba liitunud, et ma tavaliselt annan siis teada, et millal meil striimid toimuvad see nädal, et see nädal siis teisipäev ja neljapäev, mõlemad päevad kell 8. Ja tegelikult, kui te mõtlete, et tahaks ka liituda, aga ei tea, mis seal nagu striimides toimub, et ma tegin viimase striimi, mis meil oli neljapäeval, kus ma ka rääkisin nendest aktsiatest, et miks ma näen, et turg on nagu äh, korrigeerumas, et mis aktsiad kus aktsiates ma võtsin lühikesed positsioonid ja nii edasi, et seda kõike me arutasime siis neljapäevases striimis, ma tegin seda kõigile nüüd avalikuks, et saate seda ka järgi vaadata ja kui pakub huvi ja tahaksite ka osaleda nende striimides, siis võite kaaluda ka minu tasulise kanaliga liitumist. Nii, lähme edasi, vaatame siis kõigepealt alustame selliste nagu suure pildiga ja täna meil suures pildis just see kompanii osa, et kus me hakkamegi väga palju selliseid nagu firmade fundamentaale ka natukene sellist nagu tehnilist analüüsi. Nii ja siis ootan teie tagasisidet selle formaadile. Nii, kõigepealt siis vaatame, mis meil oli olulist majandusuudistest eelmine nädal, et siin väga palju uudiseid ei olnud, et leading indicators tuli esmaspäeval nii-öelda ettevaatavad indikaatorid, kohe vaatame ka graafikuga selle, et siin tuli halvem, kui analüütikud ootasid, tulemus –1%, et halvenesid tuleviku väljavaated. Ja initial claims, mis hetkel on ka nagu suurema sellise nagu jälgimise all, et vaatame, kui majanduslangus peaks tulema, siis see number peaks hakkama kasvama, siiamaani tuli ka number
nagu, mis vastas ootustele, isegi natukene parem oli, et seal mingit meil sellist nagu murekoha pole veel tekkinud. aga ettevaatavad indikaatorid siis juba viis järjestikukuud on langemas aprillis, et me näeme, et siis meil vahepeal sinine joon on põhimõtteliselt näitab meil sellist nagu pikaajalist ettevaatavat indikaatorit ja me näeme, et ta on tegelikult on olnud siin languses alates 2022. siin vahepeal 2024 lõpus peatus, aga siis hakkas uuesti meil see aasta langema ja see langus kiireneb, et siin parempoolne graafik näitabki meil sellist nagu kuue kuu muutust sellel indikaatoril ja siin me näeme paremas servas just, et see hakkas langus uuesti kiirenema, et see on tegelikult meil siin jällegi alates aastast 2022 nullist madalam, et siin on kogu aeg toimub kahanemine, lihtsalt muutub sellise nagu äh, halvenemise kiirus, et korraks läks kiiremaks, läks sellest 5%, -5% tasemest madalamale, mis tekitab sellist nagu majanduslangussignaali. me näeme, et varem, kui sellist majanduslangussignaalid olid, see oli 2002, siin oli majanduslangus, 2007, 2008 oli majanduslangus, siis koroona ajal oli majanduslangus. ja siin me oleme juba siis põhimõtteliselt kolmas aasta selle hoiatussignaaliga vahepeal see muutus läks siin paremaks, et see signaal lülitas ennast välja, aga nüüd on jälle langemas siia tasemele ja võib-olla juba järgmine kord meil uuesti see signaal tuleb nii-öelda lülitab ennast sisse. et ja lõpuks võib-olla tulebki see kõige kauem oodatav majanduslangus. noh, miks see on kaua oodatav, et siit tegelikult ongi näha, et juba alates 2022 olukord majanduses justkui nagu halveneb, et tuleviku väljavaated on kogu aeg halvenevad, aga majanduslangust justkui ei tule, ei tule, ei tule. nii et vaatame, kas lõpuks nüüd ikkagi siis majandus annab alla nii-öelda. Nii, mis turul siis sel taustal toimub, et väga huvitav graafik, mis näitab meil siis sellist nagu keskmist või keskmise aktsia S&P 500 indeksis, et mis on selle nagu nii-öelda short interest ehk kui palju aktsiaid short interest näitab meile seda, kui palju ühes aktsias nii-öelda laenatakse aktsiaid, et neid lühikeseks müüa. sest see lühikeseks müümise protsess tegelikult näeb välja niimoodi, et keegi, kes tahab panustada langusele ja tal ei ole neid aktsiaid, ta peab neid aktsiaid kuskilt laenama, müüma neid turule kõrgema hinnaga, siis pärast turult tagasi ostma ja seda aktsiate nii-öelda laenu tagastama. ja kuna see protsess puudutab seda lahendust, siis tegelikult on vaja võimalik näha, palju aktsiaid laendatakse ja müüakse lühikeseks. ja siin me näeme graafikul, et tegelikult see on siin 2025 aina rohkem hakatakse short ima aktsiaid S&P 500-s. et me näeme, et siin peale koroonat 2022 on jõuliselt langenud ja siis sellest ajast vaikselt-vaikselt tõusis ja 2025 just me näeme, et selline nagu tõus siin kiirenes. ja noh, enamasti seal ilmselt panustavad langusele ikkagi sellised nagu suuremad hedge fondid, mitte jaeinvestorid. ja millal see short interest oli kõige suurem, me näeme siin tegelikult 2007, 2009, et siis tegelikult, kus kõik juba short isid, kus oli ülemaailmse finantskriisi põhi. aga me näeme, et tegelikult see short interest hakkas ka juba enne seda tegelikult tõusma, et siin professionaalsed turuosalejad, jällegi need suuremad hedge fondid juba hakkasid short ima juba varem. nii et kas siin on midagi sarnast kordumas, me hetkel ei tea, aga tundub, et jah, siin jaeinvestorid pigem hetkel ei short'i, sest kui me vaatame sellist alumist graafikut, näitab meil nii-öelda nagu retail net imbalance ja mis on huvitav, et siin on võetud kuni 12.30 Ameerika järgi, ehk see on selline nagu kauplemispäeva esimene pool, tavaliselt siis, kui sellised nagu jaeinvestorid just on kõige aktiivsemad, et öeldakse isegi, et jaeinvestorid tegutsevad turu avanemisel, professionaalid tegutsevad turu sulgemisel, et siis põhimõtteliselt see, kuidas hind sulgeb, et see on palju olulisem see, kuidas hind avaneb. ja mis toimub meil siis põhimõtteliselt turu avanemise esimesel pool, tegelikult me näeme, et siin retail poolt on tulnud kõigi aegade siin rekord ostlemisel ehk põhimõtteliselt turg avaneb
eriti kui seal on mingi väiksem korrektsioon on olemas, kohe hakatakse seda välja ostma. noh, mulle tundub, et osaliselt mängis rolli ka see nagu kiire taastumine peale tariifi, mis meil oli, kiire taastumine, mis peale koroonat meil oli ja nüüd põhimõtteliselt retailis äkki on juba kinnistanud see mõte, et iga selline nagu korrektsioon tuleb välja osta. Ja tegelikult see võib olla ka selline nagu hoiumärk, et kui retail või jaeinvestorid on 100% veendunud, et iga selline nagu kukkumine tuleb välja osta, siis see, et noh, tavaliselt juhtub sellise nagu tõusva trendi lõpus. Nii et jah, see on üks selline nagu hoiumärk, et tundub, et sellised nagu targem raha hakkab juba shortima, et ikkagi näeb seal murepilved ees, jaeinvestorid hetkel täiega veel siis ostavad ja eriti kui turg avaneb just sellise nagu kukkumisega. Nii, eelmine nädal jällegi tariifidest rääkides, meil oli siis reedel uus tariifihoiatus ehk põhimõtteliselt siis Trump hoiatas siis euroalat, et tuleb tariif 50%. Täna on muidugi juba tulnud uudis, et nad leppisid jällegi kokku, et see lükatakse edasi. Ja noh, turg küll meil reedel natukene kukkus, hakkas isegi natukene juba taastuma, et need lühikesed positsioonid, mis mul olid varem võetud, millest ma seal striimis näitasin, mis on avatud, mis on võimalik järele vaadata, et need mul siis reedelt otsidki natukene kasumit, aga isegi mitte liiga palju, näitab jällegi seda, et juba tariifiuudistele juba nii palju turg ei reageeri nagu esimest korda ja põhimõtteliselt kui kolmandat korda Trump juba ütleb, et kellelegi tulevad tariifid, siis ma arvan, et turg üldse praktiliselt enam ei reageeri. Et kõik juba näevad, et tuleb hoiatus, mingi ülikõrge tariifimäär, siis tuleb mõni aja pärast uudis, et seal lepitakse midagi kokku ja siis annakse mingi rohkem siis aega läbirääkimisteks või midagi selleks, et hetkel siis euroalaga lepiti kuni 7. juulini seda uut 50% tariifit mitte panna. nii et vaatame, kas see positiivne reaktsioon sellele väiksele negatiivsele reaktsioonile jääb ka nüüd meil selline nagu lühemaajalisem. Ja mis veel huvitav, et siis Apple'ile ka tuli selline nagu hoiatus, et 25% tuleb, kui iPhone'i hakatakse tootma Ameerikas. ehk põhimõtteliselt, noh, me siin paar saadet tagasi vaatasime väga huvitavat sellist nagu kaarti, kus oli näha, kust tulevad kõik need komponendid iPhone'i jaoks, kus asub see kogu tarneahel ja seal oligi kõige suurem osa Hiinas, Jaapanis ja Lõuna-Koreas ja põhimõtteliselt Indias oli natukene mõned üksikud sellised nagu punktid, kus midagi tehakse. ja tegelikult noh, mis Indias hetkel tehakse, Indias pannakse need iPhone'i lõpuks kokku, aga tegelikult see tarneahel, need kõik komponendid, et neid kokku panna, need ikkagi endiselt valmistatakse Hiinas, Jaapanis, Lõuna-Koreas ja seal naaberriikides, mis seal kõrval on. ja see graafik näitab meile, et siis äh, Hiinast näiteks selliste nagu osade eksport Indiasse, me näeme, et põhimõtteliselt eelmise aasta lõpust selle aasta alguses, et hakkas tõusma selliste nagu komponendide import või eksport Indiasse. põhimõtteliselt, mis juhtub, muutub lihtsalt selline nagu lõpptoode kokkupanek. et see tõstetakse Indiasse, komponendid valmistatakse ikkagi seal Hiinas. See läheb nüüd Indiasse, Indias lõpuks pannakse kõik kokku ja siis müüakse Ameerikasse ikkagi, aga siis võib-olla väiksema tariifiga või üldse ilma tariifita. ja tundub, et jah, Trumpile see nagu selline käik ikkagi ei meeldinud, et ta ütles, et ikkagi peaks kokku panema Ameerikas. no lõpuks võib-olla tulebki sellest, et peaaegu 90% iPhone'ist pannakse kokku kuskil seal ikkagi Indias või Hiinas, siis saadetakse Ameerikasse, Ameerikasse lõpuks pannakse mingid case'i sisse, öeldakse, et made in America ilma tariifita ja siis müüakse, et põhimõtteliselt äri kuidagi alati leiab selliseid nagu viise, kuidas kõige optimaalselt enda jaoks just nendest tariifidest nagu äh,
lahti saada või kuidagi nagu optimiseerida neid tariife ja põhimõtteliselt jah, poliitikud alati oma keeludega ja nende nagu asjadega neil ei õnnestu ikkagi saavutada seda, mis nad võib-olla alguses tahtsid. nii et vaatame, kuidas see hakkab siin Apple'i jaoks arenema. hetkel see on tegelikult mõjutas Apple'it ka negatiivselt, et mu lühipositsioon Apple'is ka toimis päris hästi, et seda ka täna vaatame veel. okei, see on tegelikult kõik selle makromajanduste uudistest täna, et nagu ma mainisin, et täna tuleb natukene erinev saade, et palju rõhku tuleb just selle aktsiate analüüsile. ja alustame siis kvartaaltulemuste analüüsidega või ülevaatamisega, mis meil tulid eelmine nädal. ja esimene vaatame Palo Alto Networks, et selline küberturvalisuse tarkvaraettevõte. Neil tuli üsna hea kvartaaltulemus, et kasum oli 3 sendi võrra parem kui analüütikud ootasid, käibe tuli sama nagu analüütikud ootasid, prognoos tuli juuliks ka, ütlesin, et järgmiseks kvartaliks sama nagu analüütikud ootasid, et noh, palju üllatusi ei olnud, kõik oli nagu selles mõttes nagu okei okay. käibe kasvas 15,3% võrreldes siis eelmise aastaga, kusjuures järgmise põlvkonna nende toode saavutas isegi kõrgema kasvu, see oli 34%. no kuna suurt üllatust ei olnud, siis aktsia hind reageeriski isegi langusega -7%, siin oli kukkumine, aga üldiselt on meil juba üsna pikaajaliselt siin kaupleb külgsuunas. mis siin veel huvitavat, et nad andsid prognoosi ka aastaks 2030 ehk põhimõtteliselt 5 aasta pärast ja ütlesid, et siis käibe peaks ulatama 15 miljardini. et hetkel, kui me vaatame TTM numbrit, trailing 12 months, me näeme, et siis selles kvartalis on saavutatud siin umbes kuskil 9 miljardit ehk nad loodavad siis 5 aastaga käibe 6 miljardi võrra veel kasvatada. kasumlikkus ka peaks sellega kasvama. aga muidugi jah, kvartaalselt siin vaadates me näeme, et põhimõtteliselt iga kvartal aina suurenev käibe, ta on kasumlik. TTM näitab meil natukene sujuvamat seda tõusu ka, et ka väga hea käibekasv, kasumi kasv. ja valuatsiooni poolest peer ratio hetkel 107, mis on üsna kõrge, aga me näeme, et ta peaks üsna kiiresti nagu paranema, et järgmise aasta oma on juba 50. noh, mis võib olla ka natukene võib-olla kõrge, et Guru Foxi valuatsioonimudel ütleb ka meile, et modestly overvalued, veidi ülehinnatud. ja me näeme tegelikult, miks ta on nii kaua külgsuunas meil kauplemas, et ta siin 2024 väga kiiresti kasvas, et läks ülehinnatuks ja põhimõtteliselt nüüd ta külgsuunas ootab, kuni siis fundamentaal jõuab järgi ja siis, kui fundamentaal jätkab tõusu, siis põhimõtteliselt aktsia hind peaks koos fundamentaaliga edasi kasvama. järgmine kvartal tulemus TJX Company's, et see tuli meil siis kommentaaridest. Öeldi, et see on ühe börsijuttude podcasti üks suur tõusja. et vaatamegi seda ettevõtet, et see on huvitav ettevõte, temal on olemas näiteks selline bränd nagu TJ Maxx, et kes on Euroopas käinud, võib-olla teab selliseid poodid, et nad ostavad siis ülejäägid erinevatelt brändidelt ja siis enda siis jaotusvõrgus või enda poodides siis müüakse neid alahindlusega. ja muidu sel firmal läheb üsna hästi, me näeme need tulemused, mis olid raporteeritud, no nad vastasid ka analüütikute ootustele, vaadates siin graafiliselt, me näeme, et sellel ettevõttel ka on näha sesoonsust, et just siin 4. kvartal paistab silma, on tugevam, esimene on siis natukene väiksem. muidu tundub jah, selline nagu stabiilne käibe, stabiilne kasum, vaadates trailing 12 months me ka põhimõtteliselt seda näeme, et siin oli väike tõus, aga viimased kvartalid ka jäi suht samal tasemel, et selline nagu stabiilne kasumlik ettevõte. Peer ratio hetkel 29, tulevane 25, mis võiks olla natukene kõrgem
arvestades seda, et siin kasvu praktiliselt ei ole, kust siin kasv tuleb, kuidas see P ratio peaks paranema, ilmselt kõige rohkem selle tõttu, et nad teevad aktsiate tagasioste, siin me näeme sellist nagu tagasiostude graafikut, et nad siin alates 2014 praktiliselt iga aasta, et siin üks aasta oli erand, peale 2020 ilmselt jah, poodid olid kinni ja ilmselt selle tõttu neil siis oli raskem osta. aga üldiselt jah, nad teevad aktsiate tagasiostu, aktsiate arv kogu aeg väheneb, kui kasum isegi jääb samal tasemel, siis kasum aktsia kohta selle võrra nagu selle tõttu suureneb. Guru Fox evolutsioonimudel ka ütleb tegelikult hetkel, et modestly overvalued, hetkel on keskmiselt nii-öelda ülehinnatud, et me näeme, et siin õiglane väärtus oleks palju madalamal tasemel. Seetõttu ka võib-olla me näeme ka sellist nagu reaktsiooni -3% peale kvartaaltulemust, et ei olnud siin mingit üllatust ja tegelikult selline evolutsioon on natukene hetkel juba kõrge. Järgmine Snowflake, selline nagu pilve andmeplatvormi pakkuja. Temal tulid üsna head tulemused, et kasum oli parem, kui analüütikud ootasid, product revenue kirjutatakse isegi easily beats. Et väga lihtsalt ületas analüütikute ootusi, et me näeme, et siis kasum oli ka 3 sendi parem, kui analüütikud ootasid, 24 oli oodatud 21. Käibe kasvas peaaegu 26%, toode käibe siis kasvas 26%, siis mis selle ettevõtte puhul on üliäge, on see, et revenue retention rate on 124%, tähendab seda, et siis kui see on 100%, tähendab seda, et põhimõtteliselt kliendid maksavad sama palju ja jäävad põhimõtteliselt samad kliendid ja maksavad sama palju iga aasta, et kuna see on selline nagu SAS software as a service ärimudel, ehk seal põhimõtteliselt igakuiselt, iga-aastaselt makstakse. ja 124 tegelikult tähendab seda, et olemasolevad kliendid maksavad aina rohkem igakuiselt või iga-aastaselt, et põhimõtteliselt nende nagu käibe kasvab tänu sellele, lisaks tähendab ka seda, et need kliendid ka jäävad selle platvormiga, et nad väga on rahul selle toodega. et ühesõnaga, see on üks kõrgematest selliste nagu SaaS ettevõtete puhul. Prognoosi nad andsid ka põhimõtteliselt parema, kui analüütikud ootasid, nad juba näevad sellist operatsioonilist marginaali 8%, sest noh, mis on hetkel selle ettevõtte kõige suurem probleem. käibega me näeme, et siin probleemi ei ole, et nad tõstavad kogu aeg prognoosi, ületavad analüütikute ootusi, kui me vaatame kvartaalselt ka, me näeme, et siin käibe väga ilusti kasvab. aga jah, hetkel probleem ongi just selles, et ta ei ole veel kasumlik, et me näeme, et siis EBITDA net income on hetkel veel miinuses. aga jah, kuna siin juba ennustatakse, et teiseks kvartaliks juba tuleb, noh, see on küll non-GAAP, mitte selle nagu GAAP standardi järgi, aga jah, näitab meil tegelikult seda, et toode on tegelikult kasumlik ja pikas perspektiivis ta suudab ikkagi kasumlikuks muutuda. vaadates TTM, noh, siin on ka näha väga kiire selline nagu käibekasv, kahjumlikkus natukene suurenes isegi viimastel kvartalitel, mis on veidi negatiivne. Valuatsioonid, no kuna ta on kahjumlik, siis P-ratio ei ole, tulevane on 129, mis on üsna kõrge, aga ta võiks üsna kiiresti nagu paraneda. Guru Fox evaluatsioonimudeli järgi hetkel on veel modestly undervalued ja tegelikult tulemustele reageeris üsna positiivselt, et +13% lausa gap'as, et nüüd läks vastu +3 ma ootan nüüd siin järgmist korrektsiooni libiseva keskmise juurde, et seda siis nii-öelda lühiajalise kauplemistehingu teha. muidu ta on mul juba pikalt olemas, et siin isegi sellest ajast kuskil 2022 ma seda soetasin siis oma pensioni investeerimisportfellisse, et mul on kogemus selle toodega ka, ma saan hästi aru seda toodet ja seda äri ja põhimõtteliselt tahan veel suurendada seda positsiooni seal pensioni investeerimiskontol, oli juba paar sellist nagu hea kohta, aga ma noh, just selle tõttu, et ta ei ole veel kasumlikuks muutunud, et ma pigem siis ootan selle teie positsiooni suurendamisega, et millal tulevad natukene selgem selle nagu kasumlikkuse märk ja siis ma tahaks suurendada seda positsiooni veelgi.
nii, lähme edasi, järgmine meil on Zoom. Zoom, kõik teavad, seda Zoomi sai väga populaarseks koroona ajal just, kui hakati kohtumised üle Zoomi tegema. Aga peale siis koroonat äri jäi stabiilseks, enam ei kasva, me näeme, et siin tulemused, mis olid raporteeritud, kasum oli veidi parem, kui analüütikud ootasid, käibe vastas analüütikute ootustele, aktsia hind siin käis peale kvartaaltulemust edasi-tagasi, sulges põhimõtteliselt samal tasemel nagu avanes. Ehk muutust praktiliselt ei ole, vaadates kvartaalselt me näeme, et ta on muutunud suht stabiilseks, et siin väga väikselt selline iga kvartal käibe tõuseb paar protsenti, ta on kasumliku, siin me näeme ilus kasumlikkus hakkas olema kuskil 2023 juulist. Vaadates TTM, no siin on näha sellist väga-väga väikest nagu tõusu, et ta veidi kasvav on ja hästi kasumlik. Mis ta selle rahaga teeb? No nad teevad aktsiate tagasioste, me näeme, et siin kui selline nagu kasumlikkus taastus, siis nad hakkasid tegema aktsiate tagasiostet, et siin viimased 4 kvartalit vähemalt teevad aktsiate tagasiostu ja tänu sellele me näeme, peaks neil price to earnings P ratio hästi paranema, et hetkel on 24 juures, aga forward P ratio on juba 14, mis on väga mõistlik tegelikult sellise nagu stabiilse kasumliku ettevõtte puhul veidi kasvava. noh, kes teab, võib-olla nad leiutavad veel midagi, mis annab järgmise tõuke nende käibekasumi kasvule, siis see Zoomi aktsia võib väga palju plahvatada ülespoole, sest sellise nagu hetkevaluatsioon on vägagi okei, et siin Guru Foxi mudel ütleb ka, et fair'i value'd. me näeme, kui palju ülehinnatud ta oli siis koroona ajal, et siis kui hind läks väga hulluks ja kes ostis siin üle $500, tegelikult noh, hetkel on küsimärk, kas hind on üldse kunagi jõuab siia tasemeni, et siis kui palju peaks käibekasum veel kasvama, et võib-olla 20 aasta pärast jõuabki sinna tasemeni, aga hetkel jah, lähitulevikus seda ei ole näha. Kui just jah, ei tule neil mingit uut leiutust, mis toob neile suuremat käibe ja kasumi kasvu. Lähme edasi. Järgmine ettevõte on Autodesk. Ka väga selline nagu ainulaadne huvitav tarkvaraettevõte, et AutoCAD-i ilmselt olete palju kuulnud sellest tarkvarast, ka väga oluline tarkvara teatud siis valdkonnas. Ja see ettevõte siis raporteeris meil kvartaaltulemuse, mis ka enam-vähem vastas analüütikute ootustele, see on pisut kõrgem oli kasum aktsia kohta, käibe natukene ületas analüütikute ootusi. aktsia hind samamoodi põhimõtteliselt ei teinud mingit ületust, käis edasi-tagasi ja sulges põhimõtteliselt ilma muutuseta. Kvartaalselt me näeme, ettevõte ilusti kasvab, käibe kasvab, ilus kasumlikkus, kuigi viimases kvartalis me näeme, et väike kasumi langus toimus, aga me näeme, et ajaloos on seda juhtunud, et ilmselt siis kuna aktsia hind suure langusega ei reageerinud, ilmselt see ei olnud siis midagi sellist nagu erakorralist ja pigem siis nagu selline nagu ajutine. Vaadates TTM trailing 12 months, siin me ka näeme rohkem sujuvat sellist nagu käibekasvu, väga head kasumlikkust ja P ratio 63, mis on natuke kõrge, aga me näeme, et see peaks ka tulevikus hästi paranema, et 27 juures on forward P ratio. vaadates Gurufox valuatsioonimuudeli, ta on pigem selline nagu õiglaselt väärtustatud. ja mis on huvitav, et selles ettevõttes väga palju sellist nagu emotsionaalset väärtust ei teki alates aastast 2022, et siin korraks 2021 ta läks ülehinnatuks, aga muidu ta kaupleb oma sellise nagu õiglase väärtuse juures enamasti, napilt läheb alahinnatuks, napilt ülehinnatuks, et väga palju sellist nagu emotsiooni selles aktsias nii-öelda ootusi ei ole. Nii, järgmine kvartaaltulemus on firmalt Intuit. See firma siis tegeleb kõige tuntum on tema siis toode, mis pakub sellist nagu raamatupidamisabi raamatupidajale või siis maksude
deklareerimisel just selliste nagu eraisikutele, väiksete kesktaseme firmadele, et Intuit on selles valdkonnas nii-öelda liider suurema turuosaga. Et selline nagu maksutoode, kuidas ta mõjutab selle tulemust, on hästi näha siin kvartaalkäibetest, et siis, kui on maksude esitamise aeg, me näeme kord aastas, üks kvartal, neil tuleb ülisuur käibe ja kasum ja siis ülejäänud kvartalid käibe on siin umbes poole võrra väiksem ja siis kasum oluliselt siis väheneb. Et jah, viimane kvartal oli just selline meil, me näeme, TTM näitab meile rohkem sujuvat pilti selle äri kohta, et me näeme, see on tegelikult siin kasvav äri, käibe kasvab, kasum kasvab. Tulemused, mis tulid, olid siis ka parem kui analüütikud ootasid, et me näeme, et kasum aktsia kohta oli parem kui analüütikud ootasid, käibe kasvas 15%, ka oli 7,75, ootus oli 7,57. Ja põhimõtteliselt järgmiseks kvartaliks andsid ka prognoosi, mis oli parem kui analüütikud ootasid, et üldse me näeme, et sel firmal läheb üsna hästi, et aktsia hind reageeris ka suure käpiga, et +8%, et siin nagu Snowflake'iga, et hind läks hetkel väljaspoolt +3, et siin järgmine huvitav võimalus tuleb, kui tuleb selline korrektsioon libiseva keskmise juurde ja järgmine kõrgem põhja. Valuatsioonide poolest P ratio 58, tulevane 31, mis on sellise kasva kasumliku firma puhul hetkel on üsna standardne näide, aga noh, võiks olla ka väiksem. Gurfox valuatsiooni järgi me ka näeme, et hetkel fair'i valued, et vahepeal natukene rohkem alahinnatud oli. Aga üldiselt jah, ka selline nagu huvitav, tugev ettevõte, mis ei sõltu ka tariifidest väga palju tegelikult, et need ongi enamik siis Ameerika turul, Ameerika maksud ja selline nagu riigisisene. Nii, see on siis kõik kvartaaltulemustega. Ja lähme edasi, vaatame siis huvitavad sellised investeerimisidеed, et kõigepealt ma lubasin eelmises saades, et näitan kaks enda sellist investeerimisideed, mis mul hetkel on, et eelmises saades tõin välja kaks sellist nagu patterni pikaajalises investeerimises, mis mul meeldib nagu ära kasutada ja ütlesin, et mul on kaks ideed hetkel ka, mis vastavad nendele paternidele, et neid ma siis kohe näitan. Ja siis paar ettevõtet ka samaaegselt siin analüüsime, mis tulid siis teie kommentaaridest, mille eest ma olen väga tänulik nii kommentaaride kui ka likeide eest. Et see on endiselt minu jaoks väga hea tagasiside, et teil on huvi selle saade vastu, et see info, mis ma jagan, on ka kasulik teie jaoks. Nii et jah, vaatamegi siin siis põhimõtteliselt alustame ka natukene kõrgemalt ja vaatame kõigepealt, mis on hetkel kõige odavam sektor tegelikult Ameerika turul ja mul on siin kaks tabelit. Üks näitab sellist keskmist S&P 500 aktsiat ja siin me näeme tegelikult, et esikohal meil on healthcare ehk tervishoiusektor. Absolute NTMPI, selline next 12 months järgmise 12 kuu oodatav price to earnings ratio, hetkel me näeme kõige madal, siin on 15 ja siin on ka selline nagu premium või discount võrreldes S&P 500-ga, me näeme, et võrreldes S&P 500-ga see on 18% odavam ja tegelikult siin on veel ka võetud selline nagu 20-aastase perioodi valuatsioon, et kuidas praegune valuatsioon siis võrreldes selle 20-aastasega ja me näeme, et see on hetkel null, tähendab, et 20 aasta jooksul S&P 500 tervishoiuaktsiad polnud kunagi olnud nii odavad. Ja nad on hetkel siis 18% odavamad kui võrreldes S&P 500-ga, et see on selgelt selline nagu huvitav koht. Ja teine graafik, mis näitab meil või tabel, mis näitab meile ka põhimõtteliselt sarnast infot, et siin on ka meil erinevad siis sektorid S&P 500 ja siit, kui me vaatame healthcare, tervishoiu, siis me ka näeme, et hetke P ratio ka on üsna madal, 16, et ainult energiasektorist on madalam
Ja siis siin on võetud ka absolute price to earnings ratio, et veidi natukene teistmoodi arvutatud, aga ilmselt mõte on sama. Ja siin me näeme, et siin võetakse 10-aastast ja 30-aastast ajalugu siin ka. Mida lähem nulli lähemale, seda on parem, tähendab allahinnatud. Me näeme, et siis nii 10 kui ka 30 aasta perspektiivis, et üldse tervishoiuaktsiates on hetkel väga madal hinnang võrreldes ajalooga. Ja kui võrreldes S&P 500-ga, no siis me näeme, et 30 aasta ja 10 aasta ajaloos võrreldes S&P 500 valuatsiooniga, et ka äh, polnud vist nii odav tervishoiusektor, et ta on hetkel väga-väga odav. Nii et jah, kui otsida head investeerimisideed, siis tundub hetkel, et selles nagu tervishoiusektoris neid võib nagu rohkem leida, et kogu see sektor on hetkel äh, kõige sellise nagu odavama hinnatasemega. Ja esimene mu investeerimisidee on tegelikult aktsia, millest ma olen juba siin mitu korda rääkinud eelmistes saadetes, et kui te neid olete vaadanud, siis see ei tule teie jaoks üllatusena. Tegemist on siis SLP tikeriga Simulations pluss aktsia. Ja mis selle aktsia puhul, mis teeb seda aktsiat nagu huvitavaks? Et esiteks, kui me vaatame siin meil esimene on kuine graafik, väga pikaajaline, siin alates 2014, me näeme, et see aktsia on väga ilusti tõusis ja siis kuskil alates 2020 ta on olnud sellises nagu korrektsioonis ja leidis siin just toetuse 200 kuise libiseva keskmise juures. Siis meil tulid soodsad uudised. Ameerika FDA, Food and Drug Administration, põhimõtteliselt lühikokkuvõttes see uudis selles seisnes selles, et hakatakse rohkem ravimit testima nii-öelda tarkvaraliselt, et mitte loomade pealt, vaid tarkvaralahendustega ja põhimõtteliselt Simulations pluss pakubki just needsamad tarkvaralahendused, et põhimõtteliselt nõudlus nende toodete järgi peaks suurenema ja paremal pool meil on nädalane graafik, et nädalasel graafikul ma märkasin, et siin hakkas ka juba formeeruma esimene märk, et see langustrend, mis siin on olnud alates 2020, hakkab lõppema, et seda on näha läbi selle, et nädalasel graafikul hind tegi meil siin põhja, siin on ka selline nagu hea tase, sellest oli üks-kaks võlts läbimurre ja siis testis seda taset, tegi siin esimest kõrgemat põhja, läks libisuvast keskmist 22 nädalast libisuvast keskmist kõrgemale ja see hakkas juba tõusma, ehk siin formeerus esimene kõrgem põhja nädalasel graafikul. Ehk selline juba ka tehniline märk, et trend hakkab pöörama. Ja vaadates selle firma siis tulemused, me näeme, et siin kvartaalselt muidu on näha ka, et see on suund nagu ülespoole, et ta ei ole küll nagu iga kvartal käibe kasvab, aga üldiselt suund on ülespoole. Viimane kvartal me näeme, et siin oli rekordkäibe, muidu ta on väga kasumlik. Vaadates nii-öelda nagu aastast arengut, et miks me nägime alates 2014 sellist nagu head tõusutrendi, noh, siin me näeme tegelikult, et iga aasta siin alates 2013 käibe kasvab, kasumlikkus siin kasvab, eelmine aasta see natukene sai pihta. Nad ostsid, noh, tegid mingi investeeringu, põhimõtteliselt lühiajaliselt see mõjutas kasumlikkust. Aga pikas perspektiivis selles kvartalis me juba näeme, et põhimõtteliselt siis käibe hakkas kasvama, muidu ta on väga väike ettevõte, me näeme, et siin aastased käibed on 100 miljonist madalamad veel, et siis tal on väga palju kasvuruumi selles mõttes. P-ratio'd hetkel tundub olevat kõrge, 92, aga me näeme, kui kiiresti ta peaks paranema, et järgmise aasta oma peaks juba olema 26, mis on sellise nagu kasumliku kasvava firma puhul on üsna hea. Ja seda ilmselt arvavad ka gurud tegelikult, et noh, esiteks Guru Foxi evolutsioonimudeli järgi me näeme, et miks me nägime sellist nagu alates 2020 sellist nagu pikka korrektsiooni, et ta muutus siin väga alahinnatuks ja siis põhimõtteliselt korrektsiooniga ootas, kuni fundamentaal jõuab järgi. Me näeme, et fundamentaal jõudis järgi, nüüd isegi muutus alahinnatuks võrreldes sellise nagu varasema evolutsiooniga. Ja mis me näeme, et guru ostud, et me näeme, et siin viimastel kvartalitel
3 viimast kvartalit, et nad rohkem on ostnud kui müünud ja tegelikult institutsionaalsed investorid, et see roheline joon siin me näeme, et tegelikult sel ajal, kui hind siin nagu puhkas, institutsionaalsed investorid suurendasid enda osalust. Ehk selline nagu tark raha voolab siia sisse ja mis on veel huvitav, et tihti nagu börsil kaubeldavate aktsiate juures seda ei näe, et palju insiderid omavad veel seda aktsiat. Et see tuumeroheline joon, me näeme, et see osakaal ajaliselt nagu langeb, aga see on ikkagi siin 60% juures ehk insiderid tegelikult omavad väga palju aktsiaid selles firmas, mis võib olla ka siis positiivne, et nad ei kiirusta nagu oma aktsiatest vabaneda. Ja põhimõtteliselt päevasel graafikul, et ma olen siis esimese ostu selles aktsias teinud, et mulle pikaajalises investeerimises meeldib nii-öelda nagu osadega osta, et kuna nädalasel graafikul oli juba näha sellist esimest kõrgema põhja formeerust, siin päevasel graafikul ka tegelikult on näha, et meil formeerus põhja. Siin oli ka hea see uudis tuli, siin formeerus esimene kõrgem põhi, hind läks 20-50 päevas libisevast keskmist kõrgemale ja põhimõtteliselt see oli see koht, mis ma hetkel kasutasin ja võtsin esimese osa oma pikaajalisest positsioonist selles aktsias, et põhimõtteliselt vaatame, kuidas see hakkab paranema, aga see on panus põhimõtteliselt siis mitmeks aastaks, et vähemalt 5 aastat. Et kui need muutused hakkavad seal toimuma, et aina rohkem hakatakse kasutama sellist nagu ravimite testimiseks tarkvara. Simulatsiooni, tehisintellekt peaks ka tegelikult sellele kaasa aitama. Siis põhimõtteliselt sel ettevõttel võiks jätkuvalt käibekasum kasvada, palju ruumi kasvada ja siis aktsia võiks ka siis järgneda sellele fundamentaalile. Nii, see on siis esimene case. Teine case on samamoodi siis tervishoiusektorist. See on siis selline nagu suurem, stabiilsem aktsia, mis on lühiajaliselt muutunud odavaks. Ja selle aktsiaks, mis ma jälgin hetkel, on Merck. Et selles aktsias ma poole positsiooni võtnud, aga ma seda siis hetkel jälgin. Et see on juba jõudnud sinna huvitava kohta. Et kõigepealt alustame ka siis sellisest nagu kuisest graafikust, et muidu me ka näeme siin alates 2013-2014 on olnud üsna hästi kasvav aktsia, muidugi vahepeal olid sellised nagu korrektsioonid ja nüüd me nägime natukene suuremat korrektsiooni. Peaaegu 50% isegi. Ja me näeme, et siin on olemas meil selline nagu tase, et varem ta oli meil siin vastupanu ja siis hind murdis sellest kõrgemale 2022 ja nüüd testib seda uuesti nagu toetuseks. See võib olla koht, kus hind siin ka pikaajalisel graafikul leiab toetuse. Vaadates nädalast graafikut, siin ka hetkel näha, miks ma ei ole siin veel positsiooni võtnud, et siin on veel langustrend, kui Simulations Plus me juba nägime, et esimese kõrgema põhja, siis siin põhimõtteliselt see osa on veel puudu ja see on see osa, mis ma tegelikult ootan, et millal ta hakkab formeeruma, millal nädalasel graafikul tuleb esimene märk, et trend hakkab pöörama. Et hetkel, mis me näeme nädalasel graafikul, et see jällegi see toetustase, mis tuleb ka sellisest kuisest graafikust, et see hetkel hoiab üsna hästi, siin tekkis võlts läbimurre ja hetkel ma kauplen seda nii-öelda lühiajaliselt kauplemisideenä, kuni siis hakkan nägema rohkem märke sellist nagu trendi pööramisest nädalasel graafikul. Mis siin veel huvitav Merckiga, et põhimõtteliselt seda langust kasutavad ära gurud. Me näeme, et siin viimast 3 kvartalit, eriti viimases kvartalis nad suurendasid oma ostud. Merckil selle langusega GuruFox valuatsioon läks väga palju allahinnatuks, et väga hea valuatsioon siin on. Kuna hind kukkus, siis dividendi tootlus suurenes. See punane joon on põhimõtteliselt dividendi tootlus. Me näeme alates 2016, et siin põhimõtteliselt või 2015, siin on 10 aasta ajalugu, et viimase 10 aasta jooksul tal pole kunagi olnud nii suur dividendi tootlus, et siin on 4% juures kuskil hetkel. Must joon on siis S&P 500 dividendi tootlus. Et ajalooliselt kõrge dividendi tootlus, allahinnatud gurud ostavad. Muidu, kui me vaatame
käibed, et siin on, mulle on välja toodud kvartaalselt trailing 12 months. Me näeme, et ta on suht stabiilne, natukene kasvab, vahepeal oli kasumiga midagi, aga see ka ilusti taastus, ilus kasumlikkus. Vaadates aastaselt, alates 2013, siin oli üsna stabiilne käibekasum 6 aastat, siis alates 2020 hakkas veidi kasvama ja siin meil oli üle-eelmine aasta väike selline nagu kasumiga probleem, aga see ilusti nagu siin taastus uuesti. Et niimoodi nagu vaadates ajalugu, siin kõik näeb veel ilus, et isegi selle mitte ainult gurud ostsid seda aktsiat selle kukkumisega, me näeme, et see firma suurendas ka viimases kvartalis isegi aktsiat tagasi osta, et tehti siis ka neid rohkem kui eelmistes kvartalites. Ja insiderid ka tegelikult ostavad, et kui me vaatame insiderite tehingut, siis no siin on halvasti natukene näha väiksed numbrid, aga siin üks insider ostis 1,3 miljoni eest, teine 250 000 eest. mõlemad on direktorid. Noh, mitte midagi suurt, aga ikkagi, et miks sa hakkad nagu 1,5 miljoni eest oma aktsiaid ostma, kui sulle ei tundu, et on hetkel nagu odav ja sellega võib nagu tulevikus teenida. Ja peer ratio'd on siin ka väga mõistlikud, et praegune 11,3, forward on 8. Et tundub olevat selline nagu hea, stabiilne, ajutiselt odav ettevõte. Ja noh, muidugi investeerimiseks tahaks ära oodata, millal selline nagu nädalasel graafikul langustrend lõpeb, et päevasel graafikul siin on ka hästi näha seda samad taset, mis meil tuli kuisest graafikust, et kui hästi ta seda siin hoidis, tegi võlts läbi murre ja hetkel ma siin nii-öelda kauplemise teena kauplen seda esimest kõrgemat põhja. Vaatame, kuidas see areneb. Ja siis põhimõtteliselt tahaks näha nüüd, et see langus lõpeb nädalasel graafikul, tekib kas topeltpõhi või esimene kõrgem põhi ja hind hakkab vaikselt juba tõusma, et põhimõtteliselt aktsia juba hakkab näitama, et seal ostjaid rohkem kui müüjad. Et väga kiiresti ta kindlasti siit nagu ei põrga, aga võib-olla see tulevikus midagi juhtub kasumiga või käibega, millest me hetkel veel ei tea, aga mida hind juba arvestab ja seetõttu ta nagu langeb. Et just siis, kui hind langustrend hakkabki paranema, juba näitama sellist nagu lõpetamise tõusumärke, tõusu alguse märke, et siis on näha, et ka turuosalistel on rohkem kindlust tuleviku osas ja siis tegelikult on palju parem siis ostukoht tekib, et ma hetkel ootan seda. Veel üks aktsia, millest küsiti ka kommentaarides, mis tegelikult ka tervishoiusektorist ja ma veidi mainisin seda ka eelmises saades, et ilmselt olete ka sellest kuulnud, ma nägin kommentaarides kirjutati, et seal on kõik riskid juba selle kohta ka igal poolt juba arutatud, aga sellest sõltumata vaatamegi, et kuidas see välja näeb, et tegemist meil on siis United Health Group aktsiaga, et selle aktsiaga siin viimase 2 kuuga on juhtunud kõik, mis võib juhtuda, et me näeme, kuine graafik muidu oli väga hea kasvav ettevõte, et aktsia hind siin ilusti kasvas meil ja siis 2 viimase kuuga me näeme väga suurt langust, et siin oli kuskil $650 ja langes 200-300 juurde. Siin ka me näeme, kus see langus peatus tegelikult, kui seal graafikul 200 kuine libisev keskmine. Kui me vaatame nädalast graafikut, noh, siin on kukkuv nuuga hetkel, et sirgjooneliselt allapoole. Siin tegelikult noh ka enne sellist nagu investeeringu tegemist tasub ära oodata, et millal see lõplik põhi tuleb, millal hind hakkab pöörama, et teeb esimest kõrgemat põhja. Et alles siis tegelikult see ei ole enam kukkuv nuugu, sest me ei tea, kui tõsised probleemid seal võib olla, et noh, seal esiteks seal oli probleem üldse selle ettevõtte mainega. Siis tuli kvartaaltulemus, mis ei olnud hea, kus nad andsid ka halvema prognoosi ja siis seal hakkas ka kriminaaluurimine nende praktikate vastu, et see on muidu selline nagu kindlustaja, elukindlustaja, sellist nagu kindlustusplaane müüb, et seal hakati kahtlustama midagi, et kas nad seal
teevad midagi ebaseaduslikult, et põhimõtteliselt jah, me ei tea, kas nad võivad saada mingit suurt trahvi, kas nad võivad kaotada mingi oma turuosa, kui palju see võib mõjutada nende nagu tuleviku käibed ja kasumid ja see põhimõtteliselt ongi see põhjus, miks aktsia on hetkel nii palju kukkunud ja kui hakkab rohkem selgust tekkima, no siis nädalasel graafikul siin tekibki põhi ja esimene kõrgem põhi ja see meie jaoks tulebki nagu signaalina, et siin võib hakata seda juba nii-öelda nagu investeeringuga vaatama. Äh, et vaatame, mis temal fundamentaalid siin on, mis nagu teised turuosalised teevad. noh, siin kohe paistab silma, et insiderid usuvad oma firmasse või tahavad näidata, et nad usuvad. et sellest me ka saame hiljem teada, aga kui me vaatame siin insiderite tehingut, siin on tegelikult juba jaanuarist et selle nagu esimese langusega siin juba insiderid natukene ostsid, noh ka ostsid tegelikult, et me näeme, et see ei olnud tegelikult põhi. Ja siis põhimõtteliselt siin mai 14, 15, 16 ehk selle langusega hakkasid juba rohkem ostma, et siin oli isegi 5 miljonit, 25 miljonit ostud tulid. ja kui me vaatame graafikul, tegelikult siin ajalugu alates 2005, 2006, et sellest ajast alates me näeme, et siin on olnud insiderite poolt ainult müügid, müügid, müügid ja nüüd me näeme sellist nagu suurt ostu, et nad pole kunagi varem ajaloos nii palju ostnud. nii et see on ühelt poolt nagu positiivne, teiselt poolt see ei garanteeri, et see ongi põhi. tegelikult noh, hind võib veelgi madalamale minna, võib-olla 10 aasta pärast on kõrgemal tasemel, kui nad ostsid ja nad on ikkagi plussis, aga vahepeal võib-olla tuleb isegi parem ostukoht. Guru Fox evolutsioonimudeli järgi hetkel ka tegelikult selle suure kukkumisega ta on oluliselt allahinnatud. aga jah, mida me ei tea hetkel, et mis tuleb siis sellest kriminaaluurimisest ja kas nad võivad sealt mingit suurt trahvi saada, kas see võib mõjutada nende käibet, kasumit. muidu, kui vaadata nende rahavood kvartaalselt, me näeme ka ilusti kasvav, no ta ei ole väga suure marginaaliga, et see on ka oht, et kui siin käive peaks langema, et nad võivad nagu siin väga kiiresti selliseks nagu kahjumlikuks ka muutuda. aastaselt muidu on olnud siin nagu selline tugev areng, et sellest ka selline pikaajaline aktsiahinna tõus on olnud PE ratio'd hetkel väga nagu head 12, 11, aga jällegi nad ei arvesta seda võimalikku tuleviku veel negatiivset üllatust, mis võib tulla. Dividenditotlus hetkel ka läinud ajaloo nagu kõrgemale tasemele, et peaaegu siin 3% juurde, et me näeme, et pigem see firma maksab sellist nagu madalamat või pakub madalamat dividenditotlust. muidu nad on teinud siin 200 tagasioste iga kvartal. nii et vaatame, kuidas siis peale seda langust, kas nad jätkavad ka aktsiate tagasiostuga või pigem siis kui nad ei tee aktsiate tagasiostu, hakkavad rohkem nagu cash'i hoidma, valmistuma võib-olla võimalikuks trahvideks või mis iganes, me ei tea, mis kokkuleppele nad seal jõuavad. et see oleks ka negatiivne. aga ka päevasel graafikul me näeme, et siin libisev keskmine kukub, hind käib siin väljaspoolt -3 mateeriat, näitab sellist nagu tugevamat müügisurvet, see viimane oli siin Force Indexi järgi väga tugev. nii et siin jaa, tegelikult tundub üsna huvitav, kui seal midagi selgub veel, et mis seal uurimisest saab või mis iganes ja kui hind hakkab näitama siin põhja tegemise märki nädalasel graafikul esimest kõrgemat põhja, siis see võib muutuda ka tegelikult üsna huvitavaks, et hetkel pigem siis jälgida seda. nii, lähme järgmise ettevõtte juurde. nüüd põhimõtteliselt lähme tervishoiusektorist edasi, et järgmine ettevõte tuleb siis sellest listist, et ma eelmises saates tõin välja sellise listi, kus on aktsiad, kus rohkem gurusid on ostnud kui müünud need aktsiad. ja siin palusin ka teie nagu käest, mis aktsiad võib vaadata ja soovitati sellist nagu Toro Company. siin on 7 gurut ostnud, keegi ei müünud eelmine kvartal, muidu 7 gurut seda ka hoiavad. ja vaatamegi, miks gurud seda ettevõtet siis ostavad hea meelega. tegemist on siis sellise ettevõttega, kes pakub erinevaid nagu teenuseid ja tooteid landšafti korraldamiseks, ilustamiseks, erinevad siis seadmed.
Ja kui me vaatame selle ettevõtte pikaajalise graafiku, siin meil on selline nagu kuine graafik, me näeme, et see on ka tegelikult on olnud ilusti arengus. siin meil tekkis selline topeltpõhi, võib öelda, siis mõnda aega siin on olnud meil juba korrektsioon alates 2023. Vaadates nädalast graafikut, siin on ka tegelikult, me näeme, see hetkel on veel langustrendi, et siin esimest kõrgemat põhja või sellist nagu trendi pööramist hetkel ei ole tekkinud, võib-olla varsti tekib, et siin peakski just varsti tulema kvartaaltulemus. Muidu hetkel see ettevõte on veidi allahinnatud, me näeme, et suht hea valuatsioon siin on. Selle hinnakorrektsiooniga, mis siin on olnud, dividenditootlus siin hakkas paranema, et me näeme, et siin 10-aastase perioodil temal on ka hetkel siis võrreldes enda ajalooga kõige kõrgem selline nagu dividenditootlus. Ja tegelikult nad teevad ka, põhimõtteliselt maksavad dividendi, teevad aktsiate tagasiostu, me näeme eriti 3 viimast kvartalit hakkasid need jõudsalt tekkima, et järgmine kvartal tulemus tuleb siis 5. juuni. Eelmistest tulemustest, noh, me näeme, miks oli selline nagu hea areng, aastased käibed olid tõusvad trendis ja miks selline nagu peatus viimastel aastatel, et käibe jäi seisma ka. muidu on kasumlik ka, vaadates trailing 12 months, no siin me ka näeme selline nagu stabilisatsiooni, et hetkel käibekasum stabiliseerisid, et selline nagu stabiilne, kasumlik ja valuatsioon on tegelikult ka vastab sellele 18 P ratio, forward P ratio 15, et ei ole väga palju nagu üle või alla hinnatud. Aga kui ta jätkab selliste nagu tagasiostudega, mis on hetkel siis nagu suurenenud, siis see forward P ratio jah, võib ka isegi paremaks muutuda. võib-olla sealt tulevad ka uued sellised nagu äh, kasvu võimalused, et kuna see on Ameerika ettevõte ja ta peamine turg on Ameerika ikkagi, et siis võib-olla tariifidega hakatakse rohkem ka nende tooteid ostma või kuidagi see saab soodne olema nende jaoks. ja guurude poolt siis me näeme ja viimases kvartalis guurud ostsid üldse siin viimased kvartalid, kui vaadata, siis guurud üldse üldiselt enam ostavad seda ettevõtet, kui müüvad. et jah, selline noh, suht okei. Tundub olevat stabiilne, safe ja see ongi põhjus, et miks seda enda portfellisse võetakse. Nii, järgmine ettevõte, mis me vaatame, et selle tuli kohta ka küsimus, AS Corp, et ma pole varem sellega kokku puutunud ja siis vaatasin ja toon siin teile hoiumärgid, et miks see ettevõte on odav, et see võib tunduda küll odav, aga tegelikult siin on olemas juba sellised nagu selged probleemid. noh, kõigepealt vaatame seda kuist graafikut, et me näeme, et tegelikult siin aastast 2014 aktsia hind on umbes samal tasemel, et vahepeal käinud madalamale, kõrgemale, aga nüüd viimase langusega läinud siia tasemele. põhimõtteliselt pole palju nagu kasvanud sellest ajast. Guru Foxi evolutsiooni järgi justkui nagu alahinnatud, aga siin on ka kirjutatud, et possible value trap, think twice, et mõtle topelt, et siin on võimalik olema selline nagu väärtuse lõks, et ta võib tunduda odav, aga tegelikult ta ei ole. Nädalasel graafikul me näeme ka langustrendi ja tegelikult me näeme, et siin viimasel ajal see 22 nädalane libisev keskmine on olnud suur vastupanu, et hind üritas selle vastu põrgata ja kogu aeg läks tagasi ja üsna kiiresti läheb tagasi, et näitab, et siit kohast tuleb meil selline müümine. hetkel siin toetus hoiab, aga kui ta murrab sellest madalamale, siis ta võibki veel madalamale minna. dividendi tootlus muidu selle langusega on läinud suuremaks, et siin juba üle 6-7% juures see dividendi tootlus me ka näeme, et ajaloos väga kõrge. kus on siis sellised nagu hoiumärgid, et noh, kui me vaatame kvartaalsed tulemused, siin on näha, et pigem isegi võib öelda, et selline nagu käive on natukene langustrendis. mõned kvartalid on kahjumlik, aga üldiselt siin on noh, selline nagu kasumlikkus ka olemas. vaadates aastaselt, siin on näha rohkem sellist nagu muret, et miks ta alates 2014 pole palju liikunud. no me näeme, et käibe endiselt nagu samal tasemel, isegi madalamal kasumlikkusega, noh, mõni aasta on kahjumis, siis paar aastat kasumis, siis paar aastat kahjumis, paar aastat kasumis ka ei ole selline nagu stabiilne kasumlik.
lisaks, kui vaatame, ütleme, bilanssi, siis viimased aastad on siin võlg kasvanud, vaba raha on vähe. Ja põhimõtteliselt, kui vaatame tagasiostude graafikut, siis me näeme, et tagasiostud olid kuni 2016, aga sellest ajast alates nad väljastavad uut aktsiat ehk aktsiate arv suureneb ja siis viimane aasta eriti palju siis lahjendasid oma aktsiad. ehk põhimõtteliselt suurenev võrk, aktsiate lahjendamine, ebastabiilne kasumlikkus ei ole kasvav. Ja siit me saamegi, et miks seda ettevõtet antakse väga odavalt ära, et P ratio 5,45, mis tundub olevat väga madal forward P ratio 5 ja siis kõrge selline nagu dividendi tootlus, et jah, see dividendi tootlus võib ka kiiresti nii-öelda nagu kaduda, kui hakkavad kahjumid tekkima ja noh, me näeme, et isegi nad ei suuda nende kasumitega kuidagi suurendada oma vaba raha osakaalu, et ainult võlg suureneb ja siis peavad aktsiat lahjendama, et noh, midagi on seal nagu halvasti. Et võrreldes nende ettevõtetega, mis me varem vaatasime, et nüüd on siin selgelt näha, et sellist ma pigem nagu väldiks, sõltumata sellest, et pealtnäha nagu P-ratio'de järgi näiteks ta tundub olevat odav. okei, see on siis kõik ettevõtete fundamentaalse analüüsidega. Ärge unustage kommentaari jätta, kuidas teil sellised nagu fundamentaaltehniliste analüüsi ülevaadet aktsiate kohta. et kui teile meeldib, siis ma hakkan rohkem selliseid nagu ülevaadeid ka tulevikus tegema. nii, lähme edasi. vaatame, mis meid ootab ees see nädal. see nädal meil on siis täna esmaspäev, on Ameerikas vaba päev, riiklik püha, et täna kauplemist meil ei ole, mingeid majandusuudiseid ei ole, noh, kui just Trump midagi jällegi ei ütle. ja siis teisipäeval, homme meil tulevad durable orders, kauakestvate kaupade tellimused. siis kolmapäeval meil tulevad FOMC minutes ehk selliste nagu viimase Federal Reserve'i istungi, mis meil oli 6.–7. mai, et märkmed sellest kohtumisest kokku võtta, et vaatame, mis nad seal arutasid. siis skp teine lugemine kolmapäeval või neljapäeval ja siis reedel meil tuleb inflatsioonistatistika PC prices. Kvartaaltulemustest, noh, see nädal kõige suurem uudis on meil kolmapäeval peale turgu sulgemist, kuigi viimasel ajal Nvidia enam nii palju nagu kvartaaltulemustele ei reageerinud, nagu sellest võib-olla oli oodatud, et juba jäävad väiksemaks see volatiilsus. aga jah, kolmapäeval siis peale turgu sulgemist Nvidia meil raporteerib kvartaaltulemust. samas siis samal ajal Salesforce nendest aktsiatest, mis ma jälgin, et väga palju aktsiaid just kolmapäeval peale turgu sulgemist minu jälgimisnimekirjast raporteerib. siin on ka veel Nutanix, Veeva Systems, Pure Storage ja Synopsys. Need kõik raporteerivad. teisipäeval jälgin veel Okta kvartaaltulemuse. ja neljapäeval meil tuleb Dell, Zscaler. ja need on vist kõik, mis mul jälgimisnimekirjas on olemas. et jällegi järgmine nädal vaatame mõned need üle, kui te näete siin mingeid ettevõtteid, mis ma pole maininud, aga te arvate, et seal võiks olla ka huvitav kvartaaltulemuse ülevaade, et siis andke ka kommentaaris teada. nii, lähme edasi, lähme meie saade teise osa juurde, kus me rohkem siis keskendume tehnilise analüüsi lühemaajalisemale pildile, nii-öelda nagu üks nädal ette vaatame, et kui esimene plokk rohkem vaatame sellist nagu kuud aastat ette, sellised nagu investeeringud, siis siin me rohkem räägime nagu kauplemist ja sellist nagu lühemaajalisemast vaatest. alustame siis S&P 500 ja Russell 2000 nädalaste graafikutega. me näeme, et eelmine nädal S&P 500 meil langes 2,6% ja Russell langes natukene rohkem, peaaegu 3,5%. impulsid me näeme rohelised mõlemal graafikutel, ehk põhimõtteliselt siis Alexander Elderi impulssüsteemi järgi shortimine on veel keelatud. ja me näeme siin täitsa erinevad
nagu nii-öelda hinnaolekut, et kui S&P 500-l hind on siin hetkel kõikidest libisevatest keskmistest kõrgem, siis tegelikult me näeme, et Russell eelmine nädal testis siin 20K ja 50 nädalas libisevat keskmist ja hakkas sellest nagu langema. Et ma eelmises saates tõin välja, et see võiks olla selline nagu tugevam vastupanu. Ja mis on veel rohkem muret teeb, sellise nagu selle tõusuga, mis siin oli Russellis just, et me näeme, kui väikseks läks siin Force Index plussi, et kui väike ostusurve siin oli. Ja võrreldes selle S&P 500 omaga me näeme, et siin oli palju tugevam ostusurve, selle korrektsiooniga see isegi miinusesse hetkel ei läinud. Ehk põhimõtteliselt jällegi näitab meil seda, et selline taastumine oli rohkem keskendutud just selliste nagu suuremates firmades kui väiksemates. Et see nädal me jälgime, et siis kui palju või kui suureks see korrektsioon võib siis tulla. Vaadates päevast graafikut, siin on tegelikult näha, et see korrektsioon, mis oli, ta võib olla juba see nädal leiabki põhja ja võib-olla siis meil hakkab uus põhi ja uus selline ostukoht juba arenema. Me näeme, et põhimõtteliselt siin korrektsioon S&P 500 ta liikuski libisevate keskmiste juurde ja nende libisevate keskmiste juures ja siin võiks tekkidagi selline hea koht, kus hind võib formeeruda siin järgmist kõrgemat põhja. Hetkel veel langeb, et me pole veel seda kõrgemat põhjat saanud, aga jah, see on see koht, mis me jälgime. Russell, Russell on nõrgem ja me näeme, et see 200-päevane libisev keskmine osutuski siin eelmine nädal tugevaks vastupanuks, et testisime seda ja kunagi ei saanud sellest kõrgemale, et S&P 500 kaupleb juba kõikidest libisevatest keskmisest kõrgem. Ja siis korrektsioon 200-päevast libisevast keskmisest jõudis meil siis kuni 20-50 päevast libiseva keskmise juurde. Et vaatame, et selleks, et siin S&P 500 teeks kõrgemat põhja, tahaks näha, et kuskil samas kohas ka Russell hakkab siin kõrgema põhja tegema, et hetkel me näeme jällegi selle langusega Force Index, et Russellis oli natukene tugevam see müümine, et läks miinusesse selles mõttes, aga me näeme, et see ei ole tugev hetkel, see nagu müügisurve. Ütlebki meil seda, et see on pigem hetkel siin korrektsioon tõusva trendi raames. Mida ütleb minu turuanalüüsi tabel? No siin toimus veidi halvenemine võrreldes eelmise nädalaga. Me näeme, et VIX kasvas üle 20 tasemega läks, et eelmine nädal vaatasime seda statistikat, kuidas S&P 500 tootlus näeb välja erinevalt, kui investeerida, kui VIX on 20-st kõrgem või madalam. New High New Low läks neutraalolekusse. Ja noh, multivix on hetkel ka bullish, aga seal indeksid ka kasvavad tegelikult, muutumas rohkem selliseks nagu neutraalseks juba. Et selle nagu halvenemisega põhimõtteliselt ma panin selleks nädalaks kommentaari ka bullish neutral ehk põhimõtteliselt selline nagu tõusva trendi, mis meil algas seal aprilli põhjaga. Et see nagu natukene pikaajalisem tõusev trend on veel alles, selle raames meil hetkel selline ajutine nõrgenemine on toimumas. Ja vaatame nüüd need indikaatorid, turuindikaatorid eraldi. Esimene on siis rämpsvõlakirjad S&P 500, sinine roheline joon on rämpsvõlakirjad. Me näeme, et nad tegelikult ka eelmine nädal veidi langesid, ehk põhimõtteliselt kinnitasid seda langust, mis algas S&P 500 indeksis ja nüüd jäid samal tasemel konsolideerima, et edasi ma vaatan, mis see nädal põhimõtteliselt hakkab toimuma, et kui rämpsvõlakirjad hakkavad tõesti langema, siis ma ootan suuremat langust S&P 500-s, enne kui ta teeb kõrgema põhja. Ja kui nad jäävad samal tasemel ja hakkavad tõusma, siis põhimõtteliselt ootan juba sellel tasemel, kus hakkab juhtuma juba sellist nagu kõrgemat põhja taastumist. Halvemal juhul, mis võib juhtuda, no me näeme, et siin gap veidi suurenes juba S&P 500 ja rämpsvõlakirjade vahel, et kui siin rämpsvõlakirjad hakkavad palju kukkuma, siis tegelikult me võime ka ilma sellest kõrgema põhjast jääda ja siis me võime ka tegelikult natukene sügavama languse teha. Et jälgime siis rämpsvõlakirjade käitumist. VIX, volatiilsusindeks. VIX hakkas ka meil kasvama, et me näemegi siin eelmine nädal. Noh, oleks hea, kui enne seda kõrgema põhja formeerumist me näeme, et siin Bollinger Band juba
lähedal, et kui meil toimuks siin selline nagu hüpe sellest tasemest kõrgemale, siis läksime uuesti madalamale, siis oleks nagu selline ideaalne kõrgem põhisignaal. noh, ei tea, kas see tekib või mitte, aga üldiselt siis põhimõtteliselt VIX-i puhul ma jälgin, kui ta hakkab langema, see on siis märk, et siis hakkab siin kõrgem põhi formeeruma, kas ta hakkab praegusest tasemest langema või ta lähebki siin veidi kõrgemale, võib-olla annabki sellist nagu Bollinger Bandiga ostusignaali, mis oleks nagu ideaalne. et hetkel ei tea, aga jah, see on siis need arengud, mis ma jälgin. Bullish percent index. Bullish percent index hakkas ka kinnitama meil sellist korrektsiooni, et eelmine nädal hakkas ka juba langema nädalasel graafikul, noh, kuigi me näeme, et hetkel veel sellist nagu suurt langust siin ei olnud ja päevasel graafikul ka me nägime sellist nagu tõusu aeglustumise ja siis eelmine nädal hakkas juba langema. ehk põhimõtteliselt jällegi siin ma jälgin, millal see indikaator leiab siis põhja ja hakkab taastuma ja põhimõtteliselt siis ma saan kinnituse, et kõrgem põhi, mis saab osta indeksis, on ka formeerumas. kui see siit jätkab sellist nagu suuremat langust, no siis on ilmselt oodata ka suuremat langust S&P 500 poolt. Uued tipud, uued põhjad, turukapitalisatsiooniga kaalutletud. siin meil lõpuks tekkiski divergents, millest ma olen siin rääkinud, et siin me näeme, siin tekkis madalam tipp, siin veel üks madalam tipp, samal ajal kui indeks tegi siin kõrgema tipu ehk tekkis see divergents ja siis meil algas langus. nüüd tippude arv turukapitalisatsiooniga kaalutletud langesid isegi põhjadest madalamale, põhjasid hakkasid kasvama, ehk põhimõtteliselt ka kinnitab hetkel kõik sellist nagu languse ja kõrgema põhja formeerumiseks tahaks näha, et siis põhjad hakkavad langema ja tipud hakkavad uuesti tõusma. et siin meil muidu oli väga tugev selline nagu impulss, me näeme, et läks 30 triljonist tasemeni, et see tavaliselt vihjab selle, et ralli niipea ei lõpe, et see on see põhjus, miks ma ka vaatan, et see langus on ajutine ja pigem siin formeerub kõrgem põhja järgmine ostukoht, et just sellise nagu esialgse impulsi tõttu. Vaadates tükiliselt, siin on rohkem nõrgenemist näha, et tippude arv läks isegi juba põhjadest märgatavalt madalamale. Samas need põhjade arv pole jõudnud 500 tasemeni ja sellest kõrgemale läinud. Muidugi ideaalis tahaks näha, et põhjade arv lähevad ka siin suuremaks, tipud lähevad natukene väiksemaks, nende vahe, põhjad lähevad 500-st kõrgemale ja tipud miinus põhjad, vahe läheb ka miinus 500-st madalamale ja siis nad pööravad, põhjad hakkavad langema, tipud hakkavad tõusma, tekib selline nagu spike bounce signaal, et siis oleks selline ideaalne kõrgem põhi. kas see tekib või põhimõtteliselt peale seda Trumpi tariifi uudist juba näiteks esimesel homme, kui turg avaneb, hakkavad põhjad langema, tipud tõusma, noh siis kõrgem põhi võib formeeruda. kõrgemal tasemel võib ka selline areng tulla ja kui põhjad jäävad siin kõrgel tasemel ja ei hakka nagu langema ja tipud jäävad madalamal tasemel, siis põhimõtteliselt see korrektsioon võib olla ka natukene sügavam. nii, lähme nüüd TradingView juurde. ja vaatame siis kõigepealt 4 peamist indeksit ja siis kauplemisidеed, kuhu ma võtsin sisse ka need, mis tulid ka tegelikult eelmise video all kommentaarides. nii, S&P 500 indeks. me näeme, tegelikult eelmine nädal ma päris palju rääkisin nädalasel graafikul +1 OTR, et see on väga oluline tase, sellest hakkab sõltuma, mis siis saab, kas +1 OTR-i juures jääme seisma ja siis tuleb järgmine langus või siis peale seda, kui ta puudutab +1 OTR-i, ta võib-olla teeb väikest korrektsiooni, aga siis läheb uuesti seda testima ja siis murrab sellest kõrgemale. et mis areng siin hakkab olema, et seda me põhimõtteliselt siis hetkel jälgime. hetkel hakkas siis väike langus ja noh, alguses ma ootan ikkagi, et siin toimub selline nagu kõrgem põhja ja lähme uuesti testima, aga noh, ma tulevikku ei tea, keegi ei tea. seega see on ainult üks võimalikust stsenaariumitest, et muidugi negatiivne oleks, kui me siit ikkagi läheme
50 nädalast libisevast keskmisest, et kui olukord hakkab juba rohkem meenutama seda, mis meil oli siin 2022. Need on sellised siis asjad nädalasel graafikul, mis ma vaatan. Päevasel graafikul nagu põhimõtteliselt eelmise nädala videos ma praktiliselt andsin nagu minu või peamine stsenaarium andiski põhimõtteliselt täpselt sellise nagu prognoosi, et mis nagu siin hinnaga võib juhtuda, et toimuski see korrektsioon libisevate keskmiste suunas. noh, me näeme et tegelikult, et oleks hea, kui indikaatorid natukene veel nõrgeneksid, et tuleks seal spike, VIX-i ostusignaal natukene madalamal tasemel ja siin hind ka kukuks natukene veel nende libisevate keskmiste sisse ja siin formeeruks kõrgema põhja, et see oleks nagu nii-öelda book perfect, et nagu raamatus ideaalne nagu stsenaarium, aga noh, eks siis vaatame, kuidas hakkab paranema. Olen valmis igal juhul siin esimese kõrgema põhja formeerumas, kas see formeerub siin tasemel natukene madalamal või -1 terini läheb, formeerub. et seda hetkel raske öelda, et hakkangi monitoorima siis väga palju neid turuindikaatoreid ka. Mida nemad hakkavad näitama ja millal nad hakkavad kinnitama seda esimest kõrgemat põhja. Üllatus muidugi oleks, et kui üritame siin midagi formeeruda ja läheme kõikides libisevates keskmisest madalamale ja hakkame vastu -3 teeri uuesti kukkuma. NASDAQ. NASDAQ on üsna sarnane pilt nagu S&P, et peamistel indeksitel NASDAQ, S&P ja Dow Jones on see üsna sarnane, et siin +1 teeri juures jäime seisma ja siis põhimõtteliselt vaatame samamoodi, kui tugevaks see korrektsioon tuleb siin nädalasel graafikul ja päevasel graafikul ka põhimõtteliselt siis jõudsime +3 terini, teeme korrektsiooni, siin me ka näeme NASDAQi puhul on ka selline tase oluline olemas, et võib-olla ta teebki ainult korrektsiooni ainult selleni ja siis siin libisevad keskmist jõuavad juurde. Dow Jones. Siin me näeme nädalasel graafikul ka +1 teerist juba libiseva keskmiseni langes ja päevasel graafikul siis ongi juba selles tsoonis, kus meil on siin kõik libisevad keskmised, ehk põhimõtteliselt ta võib juba hakata siin kõrgemat põhja tegema. ja kõige nõrgem on meil hetkel siis Russell. Nädalasel graafikul ka tegelikult me näeme, et siin see tase, mis talle meeldib testida, et see on natukene madalam, ehk põhimõtteliselt siin ka nädalasel graafikul oleks ideaalne, kui seda testiks ja siis hakkaks uuesti tõusma. muidu siin nädalase graafiku järgi siin on juba selge langustrend, et siin ta +1 teerini isegi ei tõusnud, siin 50 nädalane libisev keskmised olid nagu vastu pannud ja ta hakkas langema. ehk põhimõtteliselt väiksemad firmad on hetkel palju kehvemas seisus kui suured firmad. ja päevasel graafikul siin me juba nägime seda 200 päevast libisevat keskmist, et kuidas selle juures jäi seisma. ja hetkel siis üritab siin kõrgemat põhja 20-50 päevase libiseva keskmise juures formeeruda. no olekski hea selline natukene sügavam korrektsioon, et siis Russell ka läheks vastu seda taset, mis siin on, et siin formeeruks kõrgem põhja, et see oleks parem ja siis võib-olla teise katsega lähebki sellest 200 päevast libisevast keskmisest kõrgemale. negatiivne oleks, kui me seda taset testime ja siis murrame sellest madalamale, et siis see võib kogu turgu endaga koos vedada madalamale. nii, vaatame siis aktsia kauplemisidee. ja nagu ma tõin välja, et enamik mul on ikkagi sellised nagu ostuideed see nädal ja ainukene selline nagu võib-olla, mis tahaksid välja tuua short, mis mul on siis Apple'i oma, et noh, kuna me täna Apple'ist rääkisime, vaatasime, et seal oli selline nagu ebasoodne uudis tariifide kohta just nagu Apple'ile, et siin me näeme ka seda reaktsiooni, et muidu ma olen eelmises videos juba välja toonud sellist nagu taset, millest kõrgemale siin hind kuidagi ei saa. ja siis näitasin, kuidas ma seda hakkan short ima.
sellist nagu madalamad tipu formeerumist siin vastu seda vastupanu ja põhimõtteliselt siin ma sain short'i teha ja hetkel ma ootan languse siin -3 ateerib nii päevasel graafikul. Kuidas ma tehingut tegin siin tunnisel graafikul? Äh, ma mainisin, et kui meil oli hind siis siin, et järgmine põhimõtteliselt selline langus, kõrgem või madalam tipp võiks olla sellist nagu short imise koht ja põhimõtteliselt me nägime siin sellist langust vastu -3 arteeri esmaspäeval. hind põrkas ja hakkas uuesti vajuma ja siis põhimõtteliselt ma võtsin lühikese positsiooni selles aktsias. Kuna hind on juba jõudnud -3 arteerini tunnisele graafikul, ma võtsin esimese kolmandiku kasumist välja ja hetkel siis treilin siin stoppi sellest tipust natukene kõrgemal tasemel ta mul on, et juba selline nagu kaitstud positsioon, ma saan siit kasumit igal juhul. Küsimus hetkel lihtsalt selles, kas läheb vastu stoppi, ma saan väiksema kasumi või ikkagi kukub vastu -3 arteeri, kus mul on päevasel graafikul, kus mul on järgmine kasumivõtu order, et siis ma saan sealt rohkem kasumit välja võtta. Hetkel juba shortida natukene hilja, et ta on juba päris palju kukkunud ja osta ka natukene liiga vara, et ta on siin ikkagi langustrendis, et no siin pigem vaadata, et kui ta läheb vastu -3 arteeri, siis järgmine madalam tipp shortida või kui ta siit proovib veel korra vastu libisevat keskmist madalamat tippu, et noh, nii kaua, kuni siin päevasel graafikul langustrend, tegelikult siin sellised nagu pigem põrged shortida tasub. Nii, järgmine aktsia. Järgmised on siis kõik sellised nagu ostuideed tegelikult, et nagu ma mainisin, juba peamine stsenaarium, mis ma ootan selleks nädalaks, on selline nagu kõrgema põhja formeerumine indeksites ja siis enamikus aktsiates ka ja siis järgmine selline nagu tõusulaine. et vaatangi selliseid nagu aktsiaid, kus võib ka päris hea selline kõrgem põhi formeeruda. Ja WUFi aktsias, seda oleme juba siin palju jälginud, et siin on suht hea selline nagu konsolidatsioon on toimunud. Siin on muidugi kvartaaltulemused varsti, 5. juuni tulemas, aga enne seda natukene aega on ja ta juba hakkas siin positiivselt reageerima enne seda kvartaaltulemust. Eelmine kvartaaltulemus oli üsna hea, siin gap'iga avanes, konsolideeris ja põhimõtteliselt selle konsolidatsioonil me siin jälgisime esimest seda liikumist, mis on hetkel toimunud, käis vastu +3 arteeri päevasel graafikul, nüüd hakkab korrektsioon. Ja nüüd ma ootan, kas siin tekib järgmine kõrgem põhja libisevate keskmiste juures, mida saab jällegi osta. Vaadates tunnisgraafikut, et mu eelmine tehing sai tehtud, mis ma näitasin ka, mis ma võtsin otse ka selle striimi ajal. Siin oli see pikk positsioon võetud, siin ta läks vastu +3 arteeri tunnisel graafikul, võtsin esimest kolmandiku kasumit, siis samaaegselt me eelviimase vist striimi ajal mul oli teine kasumivõtu order siin päevasel graafikul +3 arteeri juures 3.90. Ta käis täpselt vastu seda orderi, et siis ma võtsin teist kasumit välja, teist kolmandiku positsioonist ja siis siin mul oli trailing stop ja siis lõpuks ta kukkus vastu stopi ehk ma väljusin hetkel sellest positsioonist, võtsin juba järjekordset kasumit sellest. Ja nüüd põhimõtteliselt siin tunnisel graafikul vaatan, et hetkel ta üritab siin põhjasid teha, põhimõtteliselt esimene kõrgem põhja, kui tekib, võib-olla ta läheb veel madalamale, siis teeb esimese kõrgema põhja. Ühesõnaga ma siin tunnisel graafikul ootan sellist nagu esimest kõrgema põhja formeerumist, et seda aktsiat siis uuesti osta ja kui formeerub selline kõrgem põhja üks veel ostulaine enne seda kvartaaltulemust, mida võiks kaubelda. KTOS, seda aktsiat näitasin ka eelmises saades, et muidu tundub olevat üsna tugev, ta juba tegi siin seda kõrgemat põhja, hakkas tõusma, et siin võib vastu +3 arteeri kasaralli olla. Isegi reedel, kui turg tegelikult oli nõrk, et see aktsia oli teistest tugevam. Et ma isegi võtsin siin juba pika positsiooni seetõttu. Et muidu ma ootasin, millal formeerub selline esimene kõrgem põhja, et ma eelmisel nädalal näitasin sellist nagu põhja, mis siin on formeerunud ilusalt ja põhimõtteliselt me näeme, et siin natukene sügavam langus toimus, esimene kõrgem põhja, kui ta läks kõikidest libisevatest keskmist kõrgemale,
reedel, siis ma võtsin siin pika positsiooni, et see isegi käis juba vastu esimest kasumivõtu orderi ja mu stop on hetkel break-even'is. kui mul positsiooni oleks, ta tegelikult, kui ta teeb siin tunnisele graafikul väikse korrektsiooni libiseva keskmise järgmisest kõrgemat põhja, et siin on veel võimalus ka seda kaubelda. Spotify. Spotify on olnud reedel ka tegelikult turust tugevam, et ta ka siin vahepeal tegi korrektsiooni, mul oli siin varasem positsioon, millest ma väljusin selle korrektsiooniga, läks vastu stopi, aga siis ta tegi siin järjekordse kõrgema põhja, täpselt siin 22-päevase libiseva keskmise juures reedel. ja nüüd võib proovida rallida vastu +3 teeri ikkagi uuesti, et noh, siin on muidugi selline nagu all time high vastupanu, aga noh, kui sellest läbi murrab, siis rohkem seal mingit vastupanu ei ole. Vaadates tunnist graafikut, mis ma siin jälgin, et meil oli siin positsioon, mis ma võtsin meie koolituse ajal, mis meil oli 12-14 mai ehk 14 mai, me vaatasime siin koolituse 3. päeval, meil on nii-öelda live trading, vaatame aktsiad ja võimalusel teeme tehingu, et siis siin sai ostetud, siin ta läks vastu esimest kasumivõtu orderi ja siis põhimõtteliselt ma treilisin stopi, ta läks vastu stopi eelmine nädal. Nüüd ma jälgin, et tundub, ta on siin põhja teinud, esimene kõrgem põhitunnisel graafikul ja siis ma olen valmis siin pika positsiooni võtma. First Solar, muidu sellise nagu päikeseenergia aktsiad viimasel ajal on üsna volatiilsed, et seal tulevad korraks head, korraks halvad uudised. Ja aktsiahinnad siin ka käivad üsna palju edasi-tagasi ja siit tegelikult noh, tasubki nüüd vaadata, et mis aktsiad rohkem tõusevad ja vähem kukuvad, et ehk mis reageerivad ikkagi nagu üldiselt kõikide uudistele kokku positiivselt. ja siin First Solar tundub olevat ka üsna positiivselt lõppkokkuvõttes reageerib, et siin ta on leidnud üsna hea toetuse pikaajalise taseme juures, see on nädalane graafik ja nüüd läks siin 22 ja 200 nädalast libisevast keskmisest kõrgemale, läks rallis lausa vastu +2 teeri ja siis teeb korrektsiooni ja testib seda taset, et see on see koht, kus ta võib ka toetust leida ja siis võib-olla proovib uuesti tõusta. Vaadates päevast graafikut, siin me ka näeme väga head sellist nagu põhja formeerumist, väga tugev ralli väljaspoolt +3 teeri ja nüüd korrektsioon on juba jõudnud siin tsooni, kus meil on 22, 50, 100 päevased. Ja siin võib olla koht, kus ta formeerib kõrgemat põhja. Et kommentaarides oli küsimus, kas võib $140 juures olla hea ostukoht. No, see oleks nagu ka põhimõtteliselt selle raames kõrgema põhja, et -1 teerist palju madalamale ei lähe, siin me näeme selline nagu tugevam vastupanu. kui ta langeb siiamaani, siis siin on veelgi tõenäolisem, et formeerub kõrgem põhja. aga mulle tundub, et ta võib isegi selle tasemeni mitte minna, et ta võib isegi siin juba hakata seda kõrgemat põhja tegema. põhimõtteliselt jälgin seda arengut. et siin tunnisel graafikul ka põhimõtteliselt kõikides aktsiates, mis ma edasi hakkan näitama, et mis ma ootan, ongi, et siin on põhi, siis esimene kõrgem põhi. kui see tekib, siis ma hakkan siin vaatama pika positsiooni võtmist. nii, veel paar aktsiat, mis olid ka soovitatud kommentaaridest just tehniliseks analüüsiks. üks on Avgo, Broadcom. siin me näeme nädalasel graafikul väga ilus selline nagu tõusev trend ja päevasel graafikul me näeme, et põhimõtteliselt selle korrektsiooni raames, mis turul oli, see hind on liikunud külgsuunas, et ta on juba enne seda teinud tugevat tõusu vastu +3 teeri ja nüüd see korrektsioon on tegelikult noh, turust tugevam nii-öelda, et ei korrigeeri nii palju nagu turg, libisevad keskmised tõusevad. no tahaks ikkagi näha, et hind kas külgsuunas jõuab libiseva keskmiseni või lõpuks teeb natukene suurema languse, aga põhimõtteliselt libiseva keskmise juures või +1 ATR ja libiseva keskmise vahel kuskil seal sellise nagu kõrgema põhja formeerimine tundub olevat siin üsna hea selline nagu ostuidee, et siin tunnisele graafikule ei lähe, et siin tahaks päevasel graafikul natukene rohkem sellist nagu või kauemat korrektsiooni veel näha enne kui siit pikk positsiooni võtta. et siin ka tasub natukene ettevaatlikum olla, sest 5. juuni on juba järgmine kvartaal tulemus, võib-olla selle kvartaal tulemuseni ta jääbki siin tegelikult siis
konsolideerima, ei anna head sellist nagu kauplemispaterni ja siis peale kvartaaltulemust tuleb gap mingis suunas. Anett, Arista Network, ka üks aktsia kommentaaridest, et siin ka nädalasel graafikul me näeme muidu pikaajaliselt tõusev trend, et siin oli sügavam korrektsioon, -3 ja täpselt 200 nädalane libisev keskmine, et sellest hakkas taastuma, läks kõikidest libisevatest keskmist kõrgemale hetkel. Ja päevasel graafikul me näeme, et siin oli ka ralli vastu +3 ATR läks kõikides libisevates keskmist kõrgemale ja nüüd teeb sellise nagu korrektsiooni libisevate keskmiste juures, et siin ka suht tõenäoline, et formeerub kõrgem põhja ja kui see formeerub, siin võiks seda kaubelda, seda tõusu vastu +3 ATR-i. Siin vaadates tunnist graafikut, hetkel ka põhimõtteliselt me ei tea, kas see on põhja või tuleb madalam põhja, aga põhimõtteliselt peale seda põhja siis ootaks kõrgemat põhja või peale seda põhjad kõrgemat põhja ja siis, et läheks ka tunnisel graafikul 20, 50 tunnis libisevast keskmisest kõrgemale, et see oleks siis selline nagu ideaalne ostukoht. Shopify on midagi sarnast, et siin ka nädalasel graafikul me näeme ka selline tõusev trend muidu, madalamad või kõrgemad põhjad, kõrgemad tipud, korrektsioonid siin muidu nagu sügavamad, siin oli ka -3 ATR ja ka täpselt 200 nädalane libisev keskmine. Hetkel kõikidest libisevatest keskmist kõrgemal hind ja päevasel graafikul üsna ilus korrektsioon, siin +3 ATR-ist libiseva keskmiste juurde ja siin võib formeeruda järgmine kõrgem põhi, mida võiks osta ja kaubelda järgmine tõus vastu +3 ATR-i päevasel graafikul. siin tunnisel samamoodi, siin me ei näe veel sellist nagu põhja, et peaks ära ootama põhja, kõrgema põhja esimese ja siis tekib selline hea ostupattern. Toast, ticker Toast, et siin ka peale kvartaaltulemust väga tugev reaktsioon oli, hüppas väljaspool +3 ATR-i, nüüd teeb väikse korrektsiooni ja põhimõtteliselt siin +1 ATR ja EMA22 vahel ma ootan sellist esimest kõrgemat põhja formeerimist, et tunnisel graafikul ootan siis jällegi esimest kõrgemat põhja. Sama ka Metas, et Metal oli ka siin hea kvartaaltulemus, et peale seda ta siin tõusis, siin käpas vastu +3 ATR ja nüüd teeb korrektsiooni libisevate keskmiste juurde, et ootaks siis sellist nagu kõrgemat põhjat Meta aktsias. Ja ka Amazonis sarnane areng, et siin ka päevasel graafikul te näete, et nad näevad välja isegi suht sarnaselt, et selline nagu taastumine, tõus vastu +3 ATR-i, kõikides libisevates keskmist läks kõrgemale ja nüüd teeb korrektsiooni libisevate keskmiste juurde. siin võib formeeruda kõrgem põhja järgmine tõus. ja tunnisel graafikul nagu ikka jälgin siis, kas millal tekib siis lõplik põhi ja millal järgneb esimene kõrgem põhi ja hind läheb 22 ja 50 tunnist libisevast keskmist kõrgemale, et see oleks selline nagu siis sisenemispattern. Monday.com, mis raporteeris ka üsna hea siin kvartaaltulemused hiljuti. no siin ta +3 ATR-ini ei tõusnud, aga ka me näeme, et suht selline nagu head toetused leiab tavaliselt selle 22 päevase libiseva keskmise juures, et kui siin formeerub kõrgema põhja, siis võib lõpuks ka +3 ATR-ini rallida. et tegemist on sellise kasumliku kasvava ettevõttega hetkel. ja Intuitive Surgical, ka üsna huvitav firma, et selle kohta ma tegin siin ka kvartaaltulemuste ülevaadet. Siin oli ka ralli praktiliselt +3 ATR-ini, kõikides libisevatest keskmist kõrgemale läks ja siin testib hetkel libisevat keskmist, et see on see koht, kus võib tekkida kõrgem põhi. järgmine. ja Visa. nii, Visa graafikuga meil on siin midagi juhtunud, päevase graafikuga. aga ühesõnaga jah, siin on ka tõusev trend ja TradingViews läks päevane graafik katki, aga seal on, vaatame äkki Mastercardi selle asemel, et neil on suht sarnased graafikud tegelikult.
Et nii Mastercardil kui ka Visal nad on ka ilusti tõusnud siin vastu +3 ja põhimõtteliselt siin korrektsioon libiseva keskmise juurde, et siis ma ka tunnisele graafikul vaatan põhja ja esimest kõrgemat põhja. Ja viimane aktsia, mis on ka näidanud suht head tõusu ja nüüd on teinud korrektsiooni, on Uber. Et Uber on siin rallinud vastu +3 ja nüüd teeb korrektsiooni siis libiseva keskmise juurde, et vaatame, millal siin formeerub kõrgem põhi ja hind hakkab tõusma uuesti. Siin tunnisel graafikul ka hetkel me näeme, et ei tea veel, kas see on lõplik põhi või teeb veelgi madalama põhja, aga kui see lõpuks tekib, hind tõuseb, teeb kõrgema põhja, siis tekib selline nagu ostukoht. Muidugi rohkem kauplemise ideed ja millal ma hakkan neid ostud tegema ja mis ma täpselt hakkan ostma, et seda kõike saab näha ka tasulise kanali striimide ajal. Need toimuvad meil just siis, kui turg on avatud, et siis kui teil on huvi, siis võite liituda, kui olete juba liitunud, siis kohtume teiega teisipäeval ja neljapäeval ja vaatamegi, kuidas siis see plaan, mis sai selleks nädalaks siis mul paika pandud, kuidas see areneb. nii, soovin teile edukat kauplemisnädalat ja kõike head!